Vabandust. Tere rahvas, oleme kogunenud Eesti liiga 15. vooru kohtumisele Nõmme United versus Tallinna Kalev U21. Mina olen Bruno Vain ja minu kõrval Markus-Erik Põldar. Tere ka minu poolt. Lars-Sander Otsep, Ken-Kristjan Mölder ja Karl-Gustav Koka. Karl-Gustav Koka kohta nii palju, et mängitakse lühidalt lahti Frollpalliga. Saka. Kas leiad Tristan Vendelini? Oi! Väga hästi mängitud nurgalöök. Järgmine mäng on siis Tartu Tammekaga Nõmme United. Oi, ja väga hea läbisööt. Tuleb Kevin Mätas. Kevin Mätas. Oi, Usman! Usman! Milline võimalus Nõmme Unitedi poolt. Talule meeldib üks ohtu võtta. Murrab sisse. Murrab veel. Tuleb löök. Ja wow, kuidas kohtunik seda praegu ei näinud. Ilusti sisse. Talu lööb. Tuleb hea löök, kuid otsega kätte lagusele. Mis saab tulla? Proov. Ja kas leiab löögilend? Ei. Saka. Proovib. Kaugelt. Ui! Seal on vaja Aleksander Altebergi, kes need sisse vajutab 50 meetri pealt. Ja siis! Wow. Tuleb siit kasti. Oi, leiab hästi Vendelini. Tristan! Ja uuesti. Jooksevad 2 tükki. Aha, Saka. Ja tuleb löök ja on olemas! Mis löök! Sakar ja Bergašvili. See on täiesti hull. Ja saab mees oma 9. värava kirja ja läheb Nõmme United seda mängu 1-0 juhtima. Ja kui ma ei eksi, siis see on Saka teine karistuslöögist ära. Viga. Ja abitreener Nõmme Unitedi poolt ütleb ka, et võtke seda kui nurgalööki, et piisavalt ääres ja piisavalt... Ja kiirelt ei olnud Kalev üldse valmis selleks hetkel, et Nõmmel seal nii kiiresti lahti mängis. Ja mainisime ka, et tegu on peajagu pikema mängiga kui teised tehakse. Ja Ilves saab siit. Ja hästi Georg vahel. Georg hästi vahel ning. Ja ohtlikult Kalev. Talu, võtab ette. Ja tuleb hea löök. Külje võrku. Ja eksib seal sööduga Pats. Ja saab jälle Kalev tulla kiiresse. Talu. Võtab löögi. Ja ei olnud üldse paha üritus. Ja Ats Purje ütles, et Robert Nigula tööta natuke veel, kohe võtab su välja. Robert Mätas. Ja võimalus Nõmmel jälle. Ja Merilai leiab ilusti Mätase, kas Mätas saab selle palli ja ei tule. Ei tule. Šanda. Kas võtab ette. Läheb keskelt läbi ise. Leiab Mätase. Saka. Sakar ja Beglarashvili! Ja 10. värav see hooaeg. Ja lööb Saka oma teise selles mängus. Ja mehel ei ole vahet, kas lööb vasakuga või lööb paremaga. Vot see on. Ja soovivad Kalevi fännid ka, et siit tuleks lööke, aga otse keskele kahjuks. Kommenteerima siia. Teeks ta kindlasti väga head tööd. Ja saab siis Leis tuleb Kalev ja ka Georg on ikka omal kohal. Väga hea löök. Kas tuleb uus pall? Leiab Leisi. Ui. Ja kas proovis Leis peale lüüa? Roll on vahel. Vahel. Leis. Ui, mis pauk. Mäepõld näitab, miks ta oleks pidanud olema põhikoosseisus. Ja tuleb siit Merilai kohe uuesti. Hea pall. Ja saab Frolov. Ja hea tõrje. Hetkel on omal hästi Radomski vahel. Frolov. Kas paneb uuesti palli kästi? Paneb. Tuleb ja Lepsalu! Kaarel Lepsalu!
on korralik keskkaitsja. Tuleb vahetusest ja paneb kohe ka kolli ära ja See vist oligi see paber, mis tal käes on. Ja jookseb tagasi nüüd. Leis. Vasakuga. Ja taas kord mööda. tuleb pealöökuid. Kontrollis labust. Kas võtab ise? Leiab loob ja loll! Väga hea üritus. Ja Kollo. Ei riputa. Uuesti. Toob 20. Ja proovib varbaga panna, kuid. Ja lõpetab kohtunik selle mängu täpselt ära. Helistab kohtunik mängu lõppenuks ja veel hea mäng.